Tere! Jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja täna räägime tahmafiltritest. Mis see täpselt on, kuidas see toimib, mis nendega valesti võib minna ja kuidas kogu see lugu üleüldse töötab. Tahmafilter kõige lihtsamalt öelduna on heitgaaside puhastusseade, mille eesmärk, nagu nimigi ütleb, on lihtsalt kokku korjata tahm, et seda ei satuks atmosfääri, et sul ja mul oleks rohkem puhast õhku, mida hingata. Kõlab väga lihtsalt, väga armas põhimõte, aga vaatame seda asja natuke sügavamalt. Toimib see tahmafilter väga lihtsal põhimõttel. Tema ülesanne on lihtsalt kokku korjata tahm heitgaasidest, et sulle ja mulle jääks rohkem puhast õhku. Ja toimib see üsna lihtsal põhimõttel. Tahmafilter, nagu nimigi ütleb, on 100% pesuehtne mehaaniline filter. Tema sees ei ole ühtegi liikuvat osa ega ka ühtegi teenindatavat osa. Kogu heitgaas, mida su mootor välja pumpab, käib 100% sellest materjalist läbi, sellest filtri materjalist, mis korjab kokku sealt seest siis suured mehaanilised tahmaosakesed, mis suures osas on süsinik, aga selleni jõuame hetke pärast. Ja tulemuseks on täiesti puhas heitegaas. Erinevalt näiteks katalüsaatorist, mis on tegelikult ikkagi otse läbi kärg, kus ütleme siis efekt saavutatakse sellest, et heitegaasides olevad komponendid reageerivad katalüsaatoris oleva metalliga ning tulemuseks on veidi paremad uudised, mis summutist välja lendavad. Tahmafilter aga ei reageeri selles mõttes otseselt, vaid ta reaalselt filtreerib. Nagu ka sa siit sellelt jooniselt võid aru saada, siis kogu gaas surutakse materjalist läbi. Et tahmafilter on selline, nii on küll vale öelda, aga ütleme, ta on üks suur švamm, mis on summuti sees ja mille ülesanne on siis kõik see risu kokku korjata. Kuidas see töötab täpsemalt, kohe seletan. Üldine põhimõte sellel tahmafiltriga autol on suhteliselt lihtne. Nimelt iga mootor, olgu ta bensiiniga, diisliga, gaasiga või kas või ülge rasva pealt, niikuinii mingisugust tahma ta toodab. Meil on nüüd olemas see suurepärane filter, mis selle tahma kokku korjab. Ja kui see on piisavas koguses kokku korjatud, siis toimub regeneratsioon, ehk siis filter puhastab ennast ise ära. Lihtsustatult toimib see nii, et mootori juhtblokk või aju, kui sulle meeldib nii öelda, jälgib tervet müriaadi parameetreid, jälgitakse tahmafiltris olevat temperatuuri, heitgaaside temperatuuri, heitgaaside rõhku, et aru saada, kas filter takistab normaalset gaasiliiklust või laseb selle vabalt läbi. Ning kõige selle järgi saadakse aru, kas filter on juba täitunud. Kui see on täitunud, siis läheb lahti meil regeneratsioon, ehk siis filtri automaatne puhastusprotseduur. Ja see võib mõningal juhul välja näha isegi nii kole, kuigi sellel autol oli tegemist päris paljude riketega, mis said kõrvaldatud ning see DPF oli lihtsalt selle käigus üle mõistuse täitunud. Aga pane tähele, isegi see regeneratsioon, mis nägi suhteliselt kole välja siin videos, ei ajanud välja grammigi musta tahma. Ma olen üsna mitu korda maininud sulle sellist ilusat sõna, nagu seda on regeneratsioon. Aga kuidas see siis täpselt käib? Mis protseduur see selline on? Kohe räägin. Regeneratsioon ehk siis tahmafiltri puhastusprotseduur toimib sellisel põhimõttel, et kõik sinna kogunenud tahm põletatakse sealt välja. Lahendatud on see vähemasti sõiduautode puhul lihtsalt ja üsna brutaalselt järgmisel moel. Kui kõik tingimused, mida ma sulle enne just rääkisin, on olemas, siis mootori juhtblokk muudab kütuse sissepritse loogikat nii, et heitegaaside temperatuur mootorist väljumisel tõuseb märgatavalt palju kõrgemale, 100 kraade kõrgemale. Ei ole imelik näha temperatuure seal 650-700 kraadi olukorras, kus tegelikult võinuks see olla seal 250-300 kraadi vahemikus. Selle tohutu kuumusega nüüd sinna kogunenud tahm, mis on suures osas süsinik, sõna otseses mõttes põletatakse sealt filtrist välja ning filter on jälle puhas. Ja siin on üks suur eksimuskoht, millega paljud satuvad natukene segadusse. Ja tekib loogiline küsimus, et et mul meenub midagi põhikooliaegsest keemiast ja füüsikast, et aine ei saa mitte kuhugi kaduda, ta saab lihtsalt ühest liigist teise muutuda. Et kui see sama tahm, mis oli nüüd nii ilgelt paha, mille vastu me siin kõik võitleme oma filtritega,
et kui see kogutakse sinna filtrisse ja nüüd lõpuks see sealt ikkagi välja lendab, et millest siis on kasutegur. Jääb justkui selline nagu ämbri täitmise nagu põhimõte, et sa nädal aega niimoodi vaikselt klaasikesest täidad oma ämbrikest ja siis nädal lõpus viskad selle korraga üle rõdu ääre. Ei, see tundub loogiline, aga see tegelikult ei ole nii, sest et see tahm, jällegi rõhutan, suures osas süsinik, mis on sinna filtrisse kogunenud, kui seda nüüd kõrvetama hakata või põletama või regenereerima, kasuta, mis väljendid sul omalegi paremini meeldib, siis see, mis sealt järgi jääb, ei ole enam C, vaid on CO2, ehk siis just nimelt ta muutub ühest liigist teise. Ja CO2 ei ole pooltki selline asi, mis oleks must rõve põlemata diislitahm, kus on reaalselt mustad kübemed. Vaata kas või auto summutitoru peale. Kui on tahmafiltriga auto, mis on täiesti korras, siis summutitoru on seest nagu tutikas, täiesti puhas. Ja võta masin, millel seda filtrit ei ole, pole oluline, kas on ära võetud või on sündinud ilma, selle masina toru on seest must. Kuigi ka see, ütleme, ilma filtrita masin, kui ta on korras, ega sealt mingit pilve kui sellist välja ei lenda, aga kütuse põlemisel, nagu ma sulle enne ütlesin, tahm tekib nii kui nii. Ja nüüd see tahm siis on meil seal filtris, regeneratsioon käib, ta kõrvetatakse välja, aga see on üsna agressiivne protseduur mootorile, selleks, et need heitgaaside temperatuurid sinna kosmosesse ajada, jah, muudetakse kütusepritse, loogikat ja asja, aga see toob kaasa mõningad tagajärjed, mis võivad olla reaalselt ohtlikud. Mul on omal üsna mitu näidet sellest, kus on autod peaaegu põlema läinud tänu sellele, et seda tahma on olnud ikkagi liiga palju ja see tahm on hakanud filtris nii agressiivselt põlema, et see on toonud reaalselt tagajärgi. Teine asi, ka mootor, kui ta pannakse tööle sellises, jutumärkides, vales režiimis, sest et mootor ei peaks nende koormuste juures selliseid kuumuseid näitama, ka mootorile tekib siinkohal lisakoormus ja loomulikult tekib ka täiendav kütusekulu ja sellest täiendavast kütusest mingi osa kahjuks satub silindri seintele, kuna ta ei osale seal põlemises just selles kõige õigemas hetkes ja õigemas režiimis ning see võib kaasa tuua ka teatud õliriostuse. On reaalselt mõningad autod, mille puhul näiteks sundregeneratsiooni tehes, mitte siis seda automaatset sõidu pealt, vaid töökoja varianti, arvutatakse hooldusvälba intervallist mõned tuhanded kilomeetrid maha, kuna see teeb mootorile natuke haiget, see regeneratsiooni protsess. Päris korralik raketiteadus on ja, kuigi pealt näha vana ja lihtne asi. Filtrite äravõtmine ja autode suitsemise küsimus on selline loomulikult ametlikult ebaseaduslik ja nagu ei tohiks sellest rääkida, aga olgem ausad, me kõik teame, et neid filtreid võetakse ära, paljud masinad sõidavad ilma filtrita, võib-olla ka sinu oma. Mina ei ole siin selleks, et näidata sulle näpuga. Ma räägin sulle ainult sellest, mis seal tehniliselt toimub. Tahmafiltri eemaldamine autolt ei tähenda automaatselt seda, et see auto hakkab metsikult suitsema või ta hakkab metsikult haisema. Ja enamikel juhtudel see auto, vähemasti Eestis, läbib ka ilusti tehnoülevaatuse ja tekib jällegi õigustatult loogiline küsimus, aga kui ülevaatus ütleb, et mu auto on korras ja mingisugust angerjat torust välja ei lenda, et mis sellega siis üleüldse on? Või miks seda vaja on? Teema nimelt on selles, et mootor, kui ta on korras, ja mõtlen tõesti korras, ta ei suitsegi silmnähtavalt. Me võtame kaasaegse korraliku diiselmootori ja võtame selle filtri sealt ära, meil ei tule sealt lonti välja, aga toru ta lõppude lõpuks määrib ära. Miks sa ülevaatuselt läbi saad sellise autoga? On see, et Eestis täna see diiselmootorite tahma mõõtemetoodika on nii vana kool ja nii basic. Seal vaadatakse lihtsalt optilise anduriga heitgaaside läbipaistvust. Ja kui sa oled ülevaatuse akti peos hoidnud, siis on seal hästi lihtsalt kirjas suitseb, ei suitse. Ja that's it, kogu loogika. Uued mõõtemeetodid, aga mis on juba päris paljudes Euroopa riikides kasutusel, isegi Lätis kusjuures, selliseid autosid enam ülevaatuselt läbi ei lase, kuna seal mõõdetakse kogu heitegaasi hulgas sisalduvate osakeste arvu, mitte ei vaadata enam nende suitsusust kui sellist. Ning sellisel puhul
lähevad asjad eriti karmiks, sest et selle uue meetodiga kukub läbi ka kogu moodne kommertsprügi, igasugused Fordid, Renault, Citroenid ja nii edasi. Masinad ka filtritega võivad sealt läbi kukkuda, kui on nende mootoritel vähemgi rike või kõrvalekalle normist ja see norm võib olla lausa selline, et lihtsalt on sattunud kehv kütuspaaki ja see masin ülevaatuselt läbi ei lähe. Aga nüüd, mis puudutab seda tossamise poolt ja ka see on täiesti reaalne, tavaline nähtus, et sul on auto, jälle süttib tahmafiltri tuli, jälle lähed töökotta, midagi tehakse, saadakse auto korda ja 2 nädala pärast on jälle mingi häda, jälle see tuli põleb, lõpuks tehakse otsus, nii, filter välja. Ja nüüd on see filter ära võetud ja su masin tossab nagu vana kivisöe vedur ja siis hakkab see palli põrgatamine ja sükene lumepalli efekt pihta. Kõigepealt programmeerija tegi midagi valesti, mehaanikud lõikesid filtri valest kohast lahti ja nii edasi. Kogu aeg on keegi kolmas süüdi, sest et enne ju ei suitsenud. Suitses küll, sa lihtsalt ei näinud seda, kuna see filter püüdis selle kinni ja nüüd selle filtri eemaldamine ei olnud lahendus, vaid see oli lihtsalt tagajärgede likvideerimine. See probleem on endiselt alles. Tahmafiltrid on ühest küljest ääretult robustsed elemendid, nad kannatavad metsikuid temperatuure ja nad teevad seda aastaid ja aastaid järjest. Küll aga on nad ka kuskilt maalt väga tundlikud. Ehk siis, mis rikub ära tahmafiltri? Lihtne lühike vastus on absoluutselt kõik. Nii tehnilised kui ajalised faktorid kõik mängivad rolli. Tehniliselt kõige olulisemad asjad on kütusepihustid, turbo, EGR-süsteem, interkuuler, interkuuleri lõdvikud, sisselaske kolektori puhtus, sisselaske kolektori pöörisklappide seisukord puhtus, sisselaske kanalite puhtus, silindri peas, mootoriõli kogus, mootoriõli kvaliteet, mootoriõli mark, kusjuures sest et kui sa kasutad vale margi õli oma mootoris, siis võivad tulla ka uued probleemid sellest, sinu sõidustiil, kütuse kvaliteet, sõidu ulatuse, temperatuur, milles sa oma autot kasutad ja nii edasi. Kuidas see kõik on nii oluline? Vaata, ma alguses rääkisin sulle, et mootor peab olema teatud temperatuuris ja filter peab olema ise teatud temperatuuris, et see regeneratsiooniprotsess saaks üleüldse toimida. Ning sõltub autost, see võib võtta seal 5 kuni lausa 50 minutit. Kui aga sa kasutad oma autot tugevates miinuskraadides ja sul on selline väiksema mootoriga masin, mis soojeneb üsnagi tagasihoidliku kiirusega ja sinu sõit on võib-olla äärelinnast kesklinna või midagi sarnast, ehk siis sõidad oma masinaga 15-20 minutit, sa ei saagi seda masinat normaalsesse temperatuuri ning aktiivset korralikku regeneratsiooniprotsessi lihtsalt ei ole võimalik alustada, kuna eeltingimused on jäänud täitmata. Teine lugu on nende igasuguste pihustite, EGR-ide ja muude asjadega, need juba panevadki selle mootori suitsema, kuigi sa veel seda ei näe. Ja seda juhtub kahjuks liiga tihti, et tahmafiltrid hukkuvad hoopistükkis tagajärgede tõttu, mitte tänu sellele, et nad on ise vigased. Kuidas on korrektne protseduur selles olukorras, kui on kahtlustus filtri liiga tihedale regeneratsioonile? See on loomulikult mootori kõikide muude sõlmede üldkontroll. Väga tihti piisabki näiteks sellest, et puhastada sisselaskesüsteem, stendide kontrollida, reguleerida, vahetada kütusepihustid, teha sundregeneratsioon ja see masin sõidab jälle aastaid selle sama originaalse tehase filtriga. Teistes olukordades, kus on aga see filter juba lootusetult ületäitunud ja teda ei ole võimalik enam regeneratsiooniga puhastada, on olemas filtrite puhastusmeetodid. Olen ise korduvalt kokku puutunud tahmafiltri survepesuga ja kuigi see ei taasta tahmafiltrist 100% siis uuelaadset seisu, on see siiski väga tõhus ja efektiivne lahendus, et nii-öelda kogemata tuksi läinud filtreid tagasi pöörata. Kui filter on aga lihtsalt üle igasuguste piiride juba vana, siis on temaga kahjuks jutt ühel pool, sest et tahmafilter, kuigi ta on passiivne komponent, ta aga nimelt
kulub. Ja mis temaga juhtub? Esiteks tohutud termotsüklid, tema töötemperatuur on sul -35 kraadist, mis võib sul õues olla ekstreemolukorras, kuni sinna +800 kraadini. Sa kujuta ette, missugune temperatuuride vahemik on talle siis töökeskkonnaks. Lisaks sellesama tahma põletamisel jääb maha väikene kogus tuhka ja see sealt kärjest enam mitte kunagi mitte ühelgi tingimusel lahkuda ei taha. Nii et ühelt maalt tekib ka lihtsalt lõplik ummistumine ja loomulikult ka selle materjali enese läbipõlemine. Ilmselt jäi õhku küsimus sellega, et mis puudutab nüüd seda filtri äravõtmist ja haisemist. Et ühest küljest see on ju lihtsalt filter, kuidas ta seda lõhna saab mõjutada, kui meil on mootor korras. Siin on natukene segadust. Need algsed 2004, 5, 6 sellised algusaasta masinad, neil oli tahmafilter reaalselt eraldiseisev tahmafilter. Ja selle äravõtmine erilisel määral heitegaaside lõhna ei mõjutanud. Selle heitegaaside lõhna küsimus on rohkem ikkagi pihustite ja EGR-i poolel. EGR kusjuures väga tugevalt mõjutab gaaside lõhna. Kui EGR-süsteem töötab väga hästi ja korralikult, see juba toob kõvasti seda ebameeldivat diislihaisu vähemaks ja samamoodi ka diislikatalüsaator oluliselt mõjutab seda lõhna teemat. Mis aga täna toimub on see, et tahmafiltrid on enam ja enam jaolt kombineeritud kujul, ehk siis katalüsaator ja tahmafilter on väga tihti kokku ehitatud ühte, mis tähendab seda, et kui sa selle vahva olevuse sealt nüüd ära hävitad, siis sa lõhud ära ka katalüsaatori. Täna on meil levinud ka veel SCR-süsteemid ehk siis AdBlue süsteemid ja kõik see kokku juba teeb nii suure muutuse siis heitgaaside puhastussüsteemis, et haisust siin eriti enam pääsu pole. Loodan, et said natuke targemaks sellest, kuidas see süsteem töötab, mis on head ja vead. Ja ma arvan, et me võiks selle diisli tuuningu teema ja need tossupommid veel korra üle vaadata. Me oleme rääkinud tossavatest diislitest, aga räägime äkki neist siis tuuningu seisukohast. Mis mul siin öelda on, kindlasti midagi leiame. Seniks kuniks aga aitäh sulle, et leidsid aega selle video läbi vaadata. Oli liialt pikk paus, aga olen tagasi ekraanil. Näeme peagi.